Hei, mõtlesin, et kuna raseduse ajal oli üks mu lemmikuid videoformaati, mida vaadata, see, kui vastsündinud laste emad rääkisid, mis on nende kõige lemmikumad tooted. Ja ma mõtlesin, et ma paneks enda lemmikud ka kokku, et need on täiesti all over the place igast erinevast kategooriast. Et mis on need asjad, mis siin viimase 2,5 kuu jooksul meie jaoks on olnud asendamatud, et ilmselgelt sul läheb mähkusid vaja ja sul läheb riideid vaja ja nii edasi. Aga siuksed võib-olla natukene nice to have asjad, mida me ei vahetaks välja. Kõige esimese asjana meie jaoks oli kohe kindlasti kandelina, et me kasutasime neid Baby Luvi omasid. Selle konkreetse ma sain nüüd sõbrannalt ja siis me ostsime ühe veel, mille me panime autosse, et kui me oleme kuskil out and about, siis meil on alati ka kandelina olemas. Sellega on nii mugav temaga trippida, et sul on 2 kätt vabad. Samast on siuke snug and cozy, et kandelina eelis minu arust ongi see, et eriti kui ta on hästi pisikene, siis kandekott kuidagi tundub jube suur ja ta kaob kuidagi sinna ära, aga kandelina on täpselt siuke paras, nii et me oleme eelistanud hetkel kandelina, et kindlasti kui ta suuremaks saab, siis vahetame ümber selle kandekoti vastu, aga see on meie jaoks olnud täiesti asendamatu, et nii tore on olnud, et ta on ilusasti meie vastas, kui me toimetame ringi, näiteks kui ma lähen Liliga kiiresti ja me minna õue pissitama, et siis ta saab mul olla küljes, nii et mul on käed vabad, et ma saan toimetada koeraga, ehk et jah, kandelina kohe kindlasti meie jaoks üks lemmikuid asju. Teise asjana ma tooksin võib-olla välja selle sama roosa palli, mida te siin näete, sest meie jaoks ta oli asendamatu nendel hetkedel, kui pisike see organism alles arenes, ehk et tal oli 2 päeva, kus tal olid gaasid ja sellised gaasid, kus ta tõesti 3-4 tundi südamest lihtsalt karjus, et tal oli nii valus ja nii paha, siis üks asi, mis leevendas, oli see palli peal põrkamine, et mul sõbranna, kellel oli sama probleem Pepsuga, ütles, et ainus asi, mis tal töötas, mida me siis kohe ka proovisime, oli see, et võta ennast ülevalt palliks, pane kandelinaga beebi enda külge ja siis bounce'i selle palli peale, et siis sinu see soojus leevendab natukene tema kõhtu, siis liikumine natukene aitab kaasa nende gaasimullide liikumisele. Ja täpselt samamoodi, kui on olnud mingid sellised päevad, kus Pepsu on väga ülestimuleeritud, et me oleme pidanud paljudes kohtades käima, paljude inimestega suhtlema ja nii edasi, siis nendel päevadel, kuidas me saame teda reaalselt aidata natukene selle rahunemisprotsessiga, on see pall. Et siinkohal pean siis märkima ära, et unenõustajad ei soovita seda kasutada, et sellest võib Pepsu jääda sõltuvusse. Aga ma arvan, et aeg-ajalt sellise erakorras tööriistana on see väga kasulik. Kolmas asi on meie jaoks olnud see tudjumähis. See on ka kõige populaarsem asi mu Instagramis, et niipea kui see jookseb läbi, siis kõik küsivad, kus see pärit on. See on tudjupood.ee. Ja kindlasti te leiate mõne influka, kellel on sellele ka sooduskood olemas, et ma olen Liisa Connoril seda näinud ja Birgit Kollil seda näinud, aga meie jaoks täiesti asendamatu asi, et see on nii mõnusalt teki eest tema jaoks on ju siin suvekuudel. See, kui ta ennast selle sisse paneb, siis ta on nii cozy ja mõnna, et ta ei võpata ennast aktiivse une ajal ülesse. Samamoodi, kui ta on jäänud meeles üles magama, et kui me paneme ta voodis, siis on väiksem tõenäosus, et ta võpatab ennast üles, aga samas see Moro refleks saab ikkagi toimida, sest tal ei ole käed siia alla kinni seotud, vaid see on siin üleval, ehk siis, et kui ta tahab seda liigutust teha, siis go for it, ehk et meie jaoks kindlasti on olnud see täiesti asendamatu. 4. asjana tooksin ma välja sellise raske heegeldatud teki. See on nii multifunktsionaalne, meil on see Nordbaby oma lihtsalt. Ma olen kasutanud seda selle jaoks, et imetada kuskil avalikus kohas, kuna ta on äärtest raske, siis ta ei jookse maha, nii nagu mingid musliinrätikud, et kui tuul puhub, siis on läinud ja siis sul on rind paljas koos beebiga. Et selle jaoks, et imetada olen seda kasutanud, selle jaoks, et beebi sisse mässida olen seda kasutanud, selle jaoks, kui päike paistab vankrisse, siis olen pannud selle ette, kuna see on heegeldatud, siis jookseb ilusasti tuul läbi ja natuke tuleb päike ka läbi, aga mitte nii, et see teda pimestaks, et ta oleks mingi nii et ülimultifunktsionaalne tekikene ja best üldse. Meil on neid 2 tükki suisa, sest me kasutame seda kogu aeg. Järgmise asjana see Lola Lükke rinnapump. Et ma ostsin selle enne tegelikult, kui Pepsu juba sündis, igaks juhuks ära, sest ma teadsin, mingil hetkel on mul ikka ju rinnapiima vaja pumbata, et kui ma tahan kas või minna trenni või kuhugile välja, et siis Peika saaks Pepsule pudelist anda. Aga esialgu ma mõtlesin, et kui ta on vanem, paraku meil oli seda suht kohe vaja, ehk et kuna pisikene oli meil intensiivis,
siis me ei saanud seda imetamise asja kohe alguses käima, kuna tal oli hingamisega natukene raske, siis ilmselgelt oli ka imetamine raske. Seega mul oli vaja pumbata, et algul ma sõõrutasin, aga see sõõrutamine on paras pain in the ass. Ja haiglas neil on küll pumbad olemas, aga sel hetkel, kui mina küsisin, olid neil kõik rakkes, nii et sealt poolt ei olnud neil võimalik mulle midagi pakkuda, et vedas, et Peika sai lihtsalt koju tulla ja haarata siis selle kaasa. Ja kui ma mingil hetkel küsisin selle imetamisteekonna käigus, mis meie jaoks oli natukene keerulisem, et milliseid rinnapumpasid soovitatakse, siis kõige populaarsem kohe kindlasti oli see ja ma täiesti nõustun, et ülimugav, elektriline, ülihästi võtab piima rinnast välja. Mis mulle meeldib on see, et siia otsa saad sa otse panna selle kotikese, millega sa paned siis külmkappi piima, et ei pea nii-öelda seda kõigepealt pudelisse pumpama, siis kotti valama. Ülimugav ja megakompaktne ka minu arvates, nii et see rinnapump on kindlasti asi, mida ma julgen soovitada. Ja siis asi, millest ma ei teadnud mitte midagi, enne kui Peepsu tuli, mis sest, et ma olen iseseisvat elu elanud siin 18 aastat juba, on ju, aga pleki eemaldus. Kui sul on väikene tegelane, kes kakab päris palju ja mõnikord täitsa niimoodi, et seda plahvatab igale poole, siis plekid on paratamatud ja ma ei teadnud ausalt öeldes, mida kasutada selle jaoks, et plekki eemaldada, aga mulle soovitati seda ja ma olen nii rahul. Ma algul kasutasin sapiseepi, mis töötab otse loomulikult suurepäraselt, aga natukene ikkagi riietele jääb see sapiseebi lõhn juurde, eriti kui sa ei kasuta pesupulbrit, mis lõhnastaks kuidagi riideid. Seega ma eelistan seda, see on nii kiire, nii mugav, lihtsalt pleki peale, hõõrud kangasse sisse, viskad pesumasinasse ja ei ole olnud veel plekki, millest ta ei oleks jagu saanud. Seega meie jaoks täiesti asendamatu. Järgmiseks on see Hatch Rest, mida te olete hästi palju küsinud ka vlogide põhjalt, et mis see on, kust see on. Ta on ülimõnus selle jaoks, kui sul on vaja öösel sükest õrna valgust, et sa saad ise seda reguleerida, millise valguse sa paned, kui tugeva. Lisaks on seda võimalik kasutada valgemüramasinana, ehk et siin on erinevad režiimid, sa võid panna mis iganes helisid sa tahad, sa võid panna siit tegelikult ka laule ja muinasjutte Peepsule. Kui on soovi, minu jaoks põhilised funktsioonid on kindlasti see kell, et ma rääksin, mis kellest ma imetan, mitu korda ma öösel ärkan ja siis see valgus, et see on nii mõnus ja just see, et ma panen lihtsalt käe peale, ups, ja ta on kinni, et ma ei pea mingit nuppu otsima, mitte midagi, et ülilihtne ja minu arvates näeb väga hea välja ka. Nii et selle ostu üle ma olen nii õnnelik lihtsalt. Järgmine asi on äpp, ehk siis Huckleberry äpp. See on asi, mis meie kasutame selle jaoks, et Peepsu und trackida, sööki trackida ja alguses, kui me haiglast tulime, siis meil anti siuke vastsündinu nii-öelda vihikukene, kuhu panna kirja, et millal ta sööb. Aga no nii palju mugavam on ikkagi, kui see asi on elektrooniline, eriti kuna me mõlemad Peikaga oleme sisse logitud, nii et me mõlemad saame käivitada seda, kui beebi magama läheb või seda, kui ta sööb ja mis ta nagu kõige suurem eelis minu jaoks on olnud, on see, et see data on kõik olemas digitaalsel kujul, et näiteks kui meil oligi unekonsultatsioon, siis ma sain kohe unenõustajale saata, sedasi meie beebi magab ja ta sai siis selle pealt otsustada, et kuidas ja mis meile soovitada. Samamoodi, kui ma käisin teise kuu vastuvõtul, siis küsiti, et kui tihti beebi sööb. Ausalt öeldes minu aju juures hetkel ma ei oleks võimeline tõenäoliselt seda mäletama, võtan äppi lahti, keskmiselt 10 korda päevas on ju. Ülimugav ja samamoodi sellega, et kumba rinda ma viimati andsin, et ma tean, et osad panevad mingisuguseid patsikumme endale käe ümber või mingeid lindikesi rinnapaela külge, aga siit on nii mugav, et ma panengi, et andsin vasakust, andsin paremast, teeb ka kokkuvõtte kuu lõpus, et kui palju minuteid sa oled vasakust andnud, kui palju sa paremast oled andnud, et siis sa saad teada, et kas võib-olla natukene teisest rohkem anda. Ehk et nii mugav rakendus, et me võtsime isegi selle tasulise versiooni, et me saaksime ka nõustamist nii-öelda äpi poolt, ehk et ta annab siukseid sweet spot'e või soovitusi, et millal tõenäoliselt selle data põhjal, mis tal on beebi une kohta, võiks olla järgmine uneaeg ja siiamaani ta on, ma ütleks, 98% täppi pannud, seega nii mõnus selle jaoks ka. Eelviimase asjana ma tooksin välja selle pregnancy journali, mille Peika mulle jõuludeks kinkis, sest oh my god, ma juba praegu ei mäleta pooli nendest asjadest, mis siin kirjas on ja siin on siis kogu nii-öelda raseduse kulg, aga siin on ka beebi esimene eluaasta ja ma juba praegu olen lihtsalt mingi oh my god, kui tore, et niisugused mälestused on ja kõik on täpselt kirjas, et mis milestone'id tal sellel kuul on olnud ja mis oli ta kõige suurem saavutus, et näiteks siin ongi, et your greatest achievement this month, 8 tundi ööund. Ehk et
nii armas ja täiega soovitan, kes on vähegi sentimentaalsemat tüüpi, siis te hindate seda meeletult, et ma ostsin just beebile ka mälestuste kohvri ja see raamat läheb kohe kindlasti sinna. Ma loodan, et talle meeldib see sama palju kui mulle. Viimase asjana tooksin ma välja selle mustvalge raamatu, mis on pehme ja krabisev. See on esimene, millest meie beebi oli täiesti sõltuvuses, et iga kord, kui ta nägi seda, siis silmad läksid suureks. Siin on ühel pool siis mustvalged pildid ja teisel pool on värvilised ja siin on ka peegel, ehk et saame progresseeruda teisele küljele. Aga tõepoolest, ma arvan, et see on Peepsu kõige lemmikum asi olnud hetkel oma arengufaasi mõttes. Ja viimase boonusasjana tooksin ma välja, et kõige hädavajalikum kogu selle perioodi jooksul on olnud kogu küla. Ehk et kui Peika oli ära, siis mu sõbranna tuli ööseks külla. Kui mul on vaja midagi arvutis teha või mul ei ole hetkel vaja teha, aga kui ma tahan enda jaoks monteerida või pilte töödelda või midagi teha, siis ma saan vanaema juurde minna. Või alguses oli eriti see, et ma tahtsin lihtsalt magada mõned tunnid, et siis lähed vanaema juurde ja saad lihtsalt tududa. Ehk et tegelikult ma arvan, et algusperioodil kõige olulisem asi on need inimesed, kes su ümber on. Ehk siis su partner, et tema võimaldaks sulle puhkust ja hoiaks sind, su vanemad või vanavanemad või sõbrad. Ehk et lihtsalt leia enda ümber need inimesed, kes saaksid toetada sellel perioodil, sest ma ei kujuta ette, kuidas üksikud vanemad hakkama saavad. Nagu te olete imeinimesed. Te olete lihtsalt imeinimesed. Mina ei oleks never ever seda suutnud. Aga siin siis pakikski selle video kokku. Ma loodan, et äkki kellelgi oli sellest natukene inspiratsiooni või abi või mõttelõnga, et mida soetada enne, kui pisikene siia maailma tuleb. Ja egas midagi. Näeme varsti jälle. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark. To a spark.